muidugi proovime. Esiteks proovime nagu kohe ära. Proovime kohe ära, jah. Siis on ilus rääkida, vaata, kõik on ilusti ümberringi pruun. Just, ja me oleme siin nüüd öö otsa nagu oodanud neid siin, kui nad olid süda külmas. Kuule, see on täitsa nagu see päris, vaata. Nagu pamuti. On ju? Kui paned siia sisse näiteks vaarikat. Ja, jupikas, rosin, mis iganes. Rosin, mõtle leotab rosinat või mandlit kuskil. Ja tattel näiteks väga mõnus. Rummi essentsi siis. Jaa, või just, sina fantaseerida korralikult. Kuule, räägi seda, et sul on 5. laps juba tulekul. Kuidas sul nagu lapse kasvatamise põhimõtted on? Et ikka aeg-ajalt tuleb ju raskeid hetki vaata ette. Tead, ega need raskeid hetki tuleb igas olukorras, kas sul on lapsed või ei ole lapsed. Ma olen kindlasti mõnes mõttes mitte väga tüüpiline ema selles mõttes, et ma olen pigem selline pipi-piksuk, tead, et mul on nagu lastega vaja kogu aeg igal pool reisida, käia, möllata, igas seiklusi otsida, teha, et Ronid puude otsa, nii äge. Just nimelt, täpselt. Koobastes muide käisin just eelmine suvi jälle. Ja siis me nahkiiri vaatamas, aga nad ei olnud veel talvitama tulnud sinna. Nii et ma olen pigem jah selline, nii, davai, lapsed, lähme telkima, teeme midagi, lähme teeme olema. Ja praegu sul, keda sa ootad? Poiss. Poiss tuleb. Nii et mul on nüüd tuleb siis 4. poiss, et 1 tüdruk on ja 4. poiss. Ja ise sa veel said asja siis vanaemaks ka veel. Ja tema on ka poiss. Ja tema on ka poiss? Ja. Saate teha jalgpallimeeskonna koos? Jah, meil saab nagu päris korralik jalgpallitiim juba olema. Sa oled hästi unikaalse kihtialega laulja, sa oled ka ema. Et kuidas sa seda balanssi hoiad? Mis sa nagu saladus on? Ega hea asja puhul väga ei peagi pingutama sellepärast, et tead asjad on juba iseenesest võtta siuksed, et ütleme, kui sa oled õiges suhtes, siis see on nagu vaata, et sul king ei hõõru kuskilt, see king sobib sulle, sul on selle kingaga mugav käia, et sa ei pea selleks pingutama. Et vaat hea suve ongi nagu see õige paras king, mis kannab sind kõik pikad matkad läbi, et pigem ongi nagu see, et ei peagi pingutama väga. Aga no, mis puudutab üldse kõike seda muud, on ju hobisid ja tööd ja siis ma arvan, et kui inimene leiab selle üles, mis teda õnnelikuks teeb, et ta saab teha elus seda, mis talle tegelikult rõõmu pakub, et ma saan oma leiba teenida muusikaga, eks ju. Et see minu mõelest üks suur asi. Sinu jaoks ei ole töö tegemine ainult maksude maksmisega võrreldav ja selline pideva sellise orja nagu tunde nagu endaga kaasas vedamine, vaid pigem see ongi see rõõm. Et sa samas ka tööl olles, sa tunned rõõmu sellest, mis sa teed. Teete te kodus muusikat ka koos? Ei. Mees ei laula seda? Tema on absoluutselt teissugune. Jumal tänatud. Piisab, kui üks artist kodus on. Et tema on täiesti selline professori tüüp, et tema tunneb kõige paremini ennast, kui tema saab raamatut lugeda või õppida midagi või mingid matemaatilisi valemeid lahendada või noh. Et teil on siis teate nagu selles mõttes vastanud, et sina oled siuke hästi voolav ja loominguline ja tema on selline introvert ja siis nagu sissepoole ja reaalsete asjadega rohkem tegeleja. Jalgadega maa peal. No keegi peab ju must kinni hoidma, et tuule ära ei viiks. Mis sulle meeldib, millised žestid on vajalikud, et hoida sind naisena õnnelikuna? Tegelikult selles mõttes mulle meeldib, et ta annab mulle piisavalt sellist vabadust, et ma saan ise valida ja teha kõike, mis mulle nagu meeldib, et ta ei tee mingeid ettekirjutusi mulle või ma isegi tahaks, et ta võiks mulle öelda, kuule, et kanna seda või seda, et see sobib sulle paremini. Ta ei märka, ta ei näe, et toob sulle pesupoe kinkekaart, ütleb, et Airi. Ei, seda ta ei tee. Või hoiab sul soojalt käest kinni, kui te kõnnite tänaval? Ei, seda ta ka ei tee, sest ta on Indias kasvanud. Indias on igasugune avalik selline õrnutsemine on keelatud. Avalikult võib sülitada, võib urineerida, aga jumala eest mitte käest kinni hoida, musitada. Armastus on kõva asi, on ju? No, tegelikult on kahju, jah. Mis see armastus sinu meelest siis on? See on kogemus. See on niisugune asi, mida sõnadega ongi raske kirjeldada, sellepärast, et see on niisugune asi, mida sa saad tunda sees. See on niisugune tunne, mis teeb sind õnnelikuks, mis annab niisuguse rahulolu, meelerahu, mis annab niisugune õndsuse tunde, mis tekitab sus loovust. Armastus, ma praegu mõtlen, et sinu juttu kuulates võiks siis olla midagi selline, et sa saad olla vaba ja ise nagu parimal moel teostuda. Just täpselt, see ongi see, et ta käivitab sus kõige paremad omadused, inspireerib sind tegema ja looma. Et minu meelest see ongi, et seepärast ongi teda väga raske kirjeldada nagu 1-2 sõnaga või üldse sõnadega, et ta on niisugune tunne, mis sind seest meeletult soojendab ja valgustab ja käivitab. Väga ilus, aga sellega on hea lõpetada. Teeme tšin-tšin, lööme kokku ka. Tšin-tšin. Väga ilus on kinkida ka lisaks sellele, et ta maitseb hästi. No ta ka tegelikult on kasulik, sest ta näeb tema selle suhkrut. Ainult see mõnus vahva jah, vahva siirup on, mis on naturaalne. Et ta on tegelikult ka kasulik. Kohtume juba nädala pärast, seniks elä hästi.